Ma arvan, et see muutub kõik kiiremaks. Auto ehitati kunagi paljude aastatega arendati välja, siis täna tegelikult on uued arengud nädalate, päevade või kuude küsimus. Ma arvan, et järgmise 10 aasta väljakutset on see, kuidas insenerid suudavad säilitada seda planeeti ja inimkonda ja samas tagada seda, et see maailm on jätkusuutlik. Ma arvan, et Eestil saab olema äge tulevik ja insenerid saab olema selles väga suur roll. See tüdrukute toomine inseneeriasse tegelikult on ka väga oluline. Ja ma arvan, et neid tüdrukuid neid on tänasel juba rohkem ja ma arvan, et neid on 10 aasta pärast veel rohkem. Et see on ka kindlasti üks võti, et kuidas selle demograafiaga nagu võidelda. Ja välistudengeid ma tahaks loota, et on ka palju rohkem. No vaadates ja kuulates siin kasvõi ka TalTechi inseneri teaduskonna dekaani juttu, siis on näha, et inseneeria suures pildis on pigem jõudnud teadusesse. Ma väga tahaks loota, et 10 aasta pärast me jõuame nende eesmärkideni, et meil on erinevates valdkondades inseneride kasvu. Me ei pea enam rääkima sellest, et tööandjatel jääb hunnik asju tegemata, sellepärast ei ole oskustega tööjõudu, nii et ma väga-väga loodan, et me oleme saanud selle pika teadvustamisega nii kaugele, et päriselt see inseneeria valdkond hakkab täna tõusma. Aga 10 aastat on lühike vaade. Et kui vaatame, et Euroopa teeb praegu tulevikuvaadet 2050, et CERNil on vaade kuni 2072, siis on see lühike vaade, et 10 aasta pärast on kõik hästi. Ma arvan, et täna on väga palju asju, mis seda mõjutavad, et üks asi on kindlasti sama tehisintellekt, mis muudab seda nii-öelda igapäevast tööd teistsuguseks ikkagi, et sellega saab nii-öelda mingeid selliseid rutiinsemaid või lihtsamaid asju siis insenerile lihtsamaks teha, aga et kuidas see nagu siis implementeeritakse ja kuidas me seda kasutame selle 10 aasta pärast mõjutab hästi palju. Ja lisaks siis kindlasti ka see, et kuidas siit koolist lõpuks need insenerid sinna tööturule jõuavad, et millistena ja mis oskused neil on. Ma arvan, ta on jätkuvalt väga hea, parem kui täna, et inseneeria liigub aina rohkem sellise programmeerimise, mudeldamise suunas. Inseneri valdkond on aina rohkem seotud IT-ga, need ei saa enam nii selgelt eristada. Kõiki asju on võimalik ette nii-öelda mudelina või digitaalselt luua väga erinevates valdkondades, nii tööstuses, ehituses kui muudes valdkondades, nii et see on kindlasti üks. Ja ma arvan, inseneride töö saab olema ka rohkem interdistsiplinaarne. Inseneridel on vaja meeskonnatööoskusi, sotsiaalseid oskusi, et neid tuleb ka aina rohkem omandada, et olla konkurentsivõimeline ka 10 aasta pärast.